lugu järgmine, et kuskil aastal 2006-2007 olin Eesti majanduse ja ka kinnisvarasektori suhtes eriti võib-olla skeptiline avalikult ja siis, kui 2008-2009 läksid asjad raskeks, siis keset sellist tänasest veel külmemat, tormisemat ilma üks kinnisvara ärimees küsis minu käest, et kui asjad läksidki halvaks, et oled nüüd õnnelik või? Et ma küsisin, et vaata õue, et ilm on ka väga vastik, et kas oled õnnelik, et no vist mitte, et lihtsalt need asjad vahest juhtuvad, mis peavad juhtuma. Et need trendid, mõned, mis meile jõuavad, kas või see kinnisvarakriis, mis meile tuli väljast, et see oli nagu vältimatu, et meie enda hinnatase oli läinud käest, Eesti riskid ka majanduse tervikuna olid kasvanud suureks ja see pidi lihtsalt millalgi juhtuma. Ja selle kohta üks võib-olla teine lugu veel juurde, et ma ei ole küll suur hokisõber, aga lugu on minust huvitav. Wayne Gretzky käest kunagi küsiti, et kuidas sa suudad hokis olla niivõrd erakordne. Ta ütles, et see on õudselt lihtne. Vaadake, hokis kõik uisutavad sinna, kus litter on. Mina uisutan sinna, kuhu litter läheb. Majanduses tegelikult on see sama. Et need, kes oskavad näha seda, kuhu litter läheb, ehk et mõista protsesse, mis täna on käimas ja mõne aja pärast juhtuvad, et need on ka sageli edukad. Ja need ma ei räägi ainult ettevõtlusest, vaid ka riikidest. Ja ausõna, see jutt kõik viib ka kuskile, ma niisama ei räägi. See on hästi keeruline. Näha protsesse, mis kuskil vaikselt taustal täna toimuvad ja realiseeruvad mingiks muuks. Sest inimaju tegelikult ei ole loodud selleks, et me suudaksime näha muutusi ette. Et kui on mingi trend, siis inimesed alati eeldavad, et see jätkub. Ükskõik kui ebaloogiline ta juba oma hinnatasemelt on. Et kas või Ameerikas küsiti 2006 aastal, et kinnisvara hinnad olid hästi kõrgel, küsiti inimeste käest, mis te arvate, mis 10 aastaga kinnisvara hindadega juhtub? Siis öeldi, et nad kasvavad vast keskmiselt 7% aastas. Uus küsitlus tehti kriisi põhjas, kui Ameerikas mingites piirkonnas hinnad kukkusid seal 40-50% nii suure riigi kohta. Mis te arvate, mis järgmine 10 aastaga kinnisvara hindadega juhtub? Öeldi, et ilmselt püsivad paigal. Ehk sealt kallilt ülevalt, küll jätkub tõus, alt odavalt ei tahetud nagu osta. Ehk see on tegelikult see psühholoogia, mis ümbritseb. Nii et kuhu ma selle jutuga tahan jõuda, on tegelikult see, et me ei suuda sageli neid muutusi emotsionaalse tasemel nagu näha, mis juhtuvad. Aga ratsionaalselt asju vaadates on neid võimalik ette näha. Ja tegelikult see on mõneti ka minu töö, et hinnata, mis keskkonnas võiks muutused toimuda ja siis Eestis aidata asju struktureerida vastav. Ehk et mitte öelda seda, et võtad viimase 3 aastaga IT on kasvanud nii palju, kasvab nii edasi, vaid proovida näha muutusi ette. Arengufondis ka hästi palju vaatame tulevikutrende, seda, mis täna tehakse laborites ja mida inimesed ei näe, ei mõista, vaid võivad realiseeruda mõne aja pärast. Ja see ongi tegelikult see nutika spetsialiseerumise protsess. Mis ta on? Euroopa otsib innovatsiooni. See on tegelikult Euroopa jaoks tervikuna hästi tähtis. Ma arvan, et strukturaalselt, ma tunnistan, et ma vaatan Euroopat ja ka Eestit nagu sellise välisvaatlejana. Enamus ajast võib-olla vaatan maailmatrende ja siis üritan Eesti sinna sisse sobitada. Et tegelikult see on Euroopa innovatsioonikaart, kus on erinevate värvidega näidatud innovatsiooni tugevus piirkondades. Ja need sinised, need on siis need kõige tugevamad. Ja näete, et Eesti tegelikult on mitte innovatsiooni looja, vaid see teine tase, innovatsiooni käivitaja, kus innovatsioon on tegelikult päris statistilises mõõtmes päris korralikul tasemel. Mitte kõige parem, aga parem kui näiteks Läti, Leedu. Kuid see selleks, see kaart on sellepärast, et näidata, et Euroopa on hästi eripalgeline ja seda nutikat spetsialiseerumist, mida täna kogu Euroopa teeb, seda ei tehta mitte riikide kaupa, vaid regioonide kaupa. Ehk need väiksemad piirkonnad. Näete, et siin kas või Saksamaa koosneb ka nagu erineva kvaliteediga osadest. Ja oluline on ta seetõttu, et Eesti muidugi on nii väike, Läti, Leedu ka, et riik võrdub regioon. Aga see tähendab seda, et meil on vaja mõelda pärast rohkem mitte ainult riikide mõttes, vaid sektorite ja regioonide lõikes. Ja see nutika spetsialiseerumine, tegelikult ma räägin selle kohta veel, sisuliselt ongi see, iga regioon peaks valima kohad, kus mitte täna ei ole tugevus kõige suurem, vaid seesama see hokilitter, et kus tulevikus võiks tekkida see kõige suurem efekt. Kus sa näiteks haridussüsteemist teed täna muutusi, siis need realiseeruvad ja alles kuskil tööjõuturul 7, 8, 9 aasta pärast. Nii et see on oluline, et suuta näha natuke tulevikuga ette, täpselt kindlasti mitte, kuid see suund peab olema selles suunas, et mitte ainult minevikku vaata, vaid edasi. Mis siis Eestiga juhtunud on, kui hästi laia pilti vaadata? Vaadake, see on SKP elaniku kohta. Siin on toodud mõned Ida-Euroopa riigid, Eesti on see joon siin,
ja 100 tähendab Euroopa Liidu keskmine. Aastal 1995 me olime umbes 35% Euroopa Liidu keskmisest, tänaseks 70 peale. Ehk et tegelikult kindlasti võib öelda, et Eestil on läinud väga hästi. Ma arvan, igal juhul Eestil on läinud hästi. Me oleme kasvanud siin võib-olla keskmist isegi natuke kiiremini. Nüüd küsimus, miks on läinud hästi? Seda küsitakse minust Eesti liiga vähe. Minu aus vastus on see, et ma arvan, et Eesti on olnud suurepärane allhanke partner lääneriikidele. Me oleme selline odav, efektiivne, kiire, Skandinaavial on väga hea siin mingit tootmist olnud teha, sageli lihtsamat tootmist. Kuid 15 aastat ette vaatame, meie palgatasemed kerkivad, me läheme järjest Lääne-Euroopa suunas, meie see odavuse eelis iga päev täna väheneb. Mis on see Eesti järgmise 15 aasta mudel? See ei saa olla see enam allhankimine täiesti. See peab olema ka targemalt tegemine. Et see on sellise laia pildi jaoks Eesti majanduse mõttes hästi tähtis. Ja me kasvame kindlasti edasi. Nüüd küsimus, kas me jõuame ka kunagi selle 100%-ni Euroopa Liidu keskmiseni. Ütleme niimoodi, et ma arvan, et jõuame, kuid seal võib ka olla selles, et paljud tulevad sealt selge ees vastu, kui me võtame Kreeka, Hispaania, siis seal lihtsalt ka Euroopa Liidu keskmine võib väheneda. Aga küsimus on selles, et kui me nüüd targemalt tegema ei hakka, jätkame seda vana mudelit, siis minu arust meil tuleb klaaslagi ette. Meil mingist kohast enam kasvada edasi ei ole võimalik, sest see vana mudel ei võimalda uut kasvu. Ja siin on üks oluline punkt, see on nüüd T&A kulutused, ehk siis R&D. Näete, et siin on Eesti statistika võrreldud nagu selliste aktiivsemate riikidega, Soome, Rootsi, Lõuna-Korea, ja näete, et Eesti on kasvanud kenasti, aga Skandinaavia on meil väga kaugel ees. See protsendina SKP-st ka, see pole absoluutnumber. Absoluutnumbris oleme veel rohkem maas. Nii et Eesti kasv on olnud tubli, kuid minust kogu võti ongi see, et mida see number teeb nüüd järgneval kümnendil. Kas me suudame ettevõtlusesse tuua rohkem sellised TA investeeringud? Ehk sisuliselt tegelikult sellist teadmistepõhist ettevõtlust. Ja nutika spetsialiseerumine seda tegelikult otsibki. Me peame leidma valdkonnad, kus on see potentsiaal suurem, ja seda analüüsi Eestis on siis Arengufond teinud ja mina olen seda vedanud. Ja see on tegelikult selle 2014–2020 perioodiks 2 ministeeriumi peale põhiliselt, küll kaasatud on ka teised, aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Haridus-Teadusministeerium. Ja nende pealt sinna eraldatud on ligikaudu 150 miljonit eurot. Et päris suur summa tegelikult, et kui me selle hästi ära struktureerime, hästi teostame, võib Eesti majandusse täitsa tuntav efekt tulla. 3 sammu selle tegemiseks. Esiteks valisime valdkonnad, kus potentsiaal on suurem. 2012 detsember oli see analüüs valmis. Siis valisime kitsaskohad ehk sammud, mis tegelikult oleks vaja teha, et nüüd leevendada need kitsaskohad, mis takistavad seda innovatsiooni arengut. Ja see on tegelikult, mis öeldakse Euroopas, et see on nutika spetsialiseerumise vastus. Ehk et mitte ei ole see valdkond ei ole vastus, vaid see, mis sa seal täpselt teed. Sest kui tegelikult ka mitmed Euroopa regioonid võivad valida IT, see on okei, kui valid sama, sest see tegevus seal sees on täiesti erinev. Ja numbrid natuke sassis, aga 3. on siis juhtimine ja rakendamine, mis tegelikult täna toimub. Ehk et meetmete teostamine nendesse ministeeriumitele sisendiks on praegu 2014 esimese poolaasta teema. Nii et ma ütleks niimoodi, et ta läheb järjest detailsemaks, see töö on läinud ja täna töö nagu jätkuvalt käib, et see Arengufond on natuke selline kummaline asutus, et ta ei ole ühegi ministeeriumi all, ta on Riigikogu alluvuses oma enda seadusega ja see toob nii plusse kui miinuseid, ta on sõltumatu, kuid teisest küljest, kui ministeeriumitel käsuliini ei ole, siis nad on võib-olla mõnikord natuke vähema meelsusega Arengufondi kasutanud, kuid täna meil on küll koostöö nagu selles vorus olnud HTM ja MKM-iga olnud väga hea. Mis see tulem oli? 3 valdkonda, kus me potentsiaal on suurem. Esiteks IKT, see on selline Eesti jaoks, tundub selline suhteliselt lihtne ja loogiline lahendus. Teiseks tervisetehnoloogiad ja teenused. Seal on probleem see, et teadus on tugev, aga ettevõtlusesse on jõudnud neid lahendusi vähem. Ja 3, millest ma räägiks teile täna kõige rohkem, on see ressursside väärindamine. Raske pealkiri tegelikult, aga mõte on see, et Eestis on meil ressursid, puit, põlevkivi, kuidas me suudame neid rohkem väärtust lisada, et me ei, näiteks põlevkivi puhul teda lihtsalt kõige lihtsamalt ei põletaks ja puidu puhul, et me ei teeks seda kõige lihtsamat eksporti, kuidas sinna väärtust juurde anda. Nii et ma räägiksin tegelikult sellest teadmistepõhisest ehitusest täna teile, sest see haakub selle teemaga kõige rohkem. Ja teadmistepõhine ehitus, see on termini küsimus, kas ta on tark maja, teadmistepõhine ehitus, innovaatiline ehitus, see on midagi, mis ma arvan võib-olla ka Rakvere kompetentsikeskusele ülesandeks teha selgeks ka avalikkusele.
kuid ma ütleks ausalt niimoodi, et muidugi oleks suht tore, kui ma igal konverentsil, kus käin, vastavalt teemale ütlen, et jah, siit teie olete kõige tähtsamad. Aga tõesti, ma arvan, et see majanduslik potentsiaal sellest grupist on selles teadmiste põhises ehituses kõige suurem. Et see on võib-olla kerkimas siit grupist kõige tähtsamaks. Miks? Sellest räägin. Aga teadmistemahukas ettevõtlus siis koosneb, ma ütleks, 3 komponendist. Ülikoolid, ettevõtlus ja kapital. Ehk et tegelikult, kui sul üks nendest lonkab, siis see keskmine osa ei kõnni. Ülikoolidest, kui ei tule seda teaduskompetentsi välja ja ettevõtlus seda ei suuda realiseerida, siis see koostöö ei toimi ja meil tulemit ei tule. Ja kapital kahtlemata on ka tähtis. Võib-olla IT-sektoris on see isegi veel tähtsam kui näiteks targa maja puhul, aga siin mängib ka rolli. Ehk et tegelikult on tekkimas sellise varajase faasi ettevõtluse toetamiseks KredExi kaudu ligikaudu 57 miljonit eurot järgmine periood. Mis tähendab seda, et meil tekib raha uute projektide käivitamiseks rohkem, aga see raha ei jõua ringlusesse, kui need 2 ülemist ei tööta kvaliteetselt, ehk luua ettevõtte koos, kes seda raha saab kasutada. Aga vähemalt vahendeid tekib juurde, mis on, nagu ma arvan, selle sektori jaoks ka tähtis. Kuid miks ma olen selle teadmistepõhise ehituse suhtes positiivne? Kui nüüd vaata seda, mis laborites jällegi toimub, asjad, mis praktikas täna mingit pidi ei ole, kuid sinna jõuavad võib-olla tõesti alles 10. lõpuks, siis mulle tundub, et kui me vaatame näiteks, mis IKT-s juhtub majade ümber, mis juhtub energias, mis juhtub materjalidega, no kas või nanotehnoloogia Tartus, siis ma olen ise nagu heas mõttes elevil. Minu arust on ehitamine 10 aasta pärast nii palju teistmoodi, kui inimesed täna üldse ei kujutagi ette. Mis tähendab väga paljusid asju, see muudab keskkonda, et see tähendab ka seda, et see, kes võib-olla ehitas maja 3 aastat tagasi, on 10. lõpuks üsna kesises seisus, sest kõik uued ehitatavad majad on paremad. Kuid see loob võib-olla täitsa uue tuule ka ehituse muutuseks. Ja siia juurde tuleb kindlasti disain, mis ma arvan on ülitähtis, et tegelikult ka Eestis täna, ütleme nii, et puitmajade eksport on ju väga tugev. Me oleme numbriliselt isegi Euroopas 4, need valmistoodanguna majad. Kuid see eksport on liiga lihtne sageli. Meil on vaja seda eksporti teha keerulisemaks, tooteid keerulisemaks, suuta ise disainida paremini, lisada seda neid kõiki 3 tehnoloogilist komponenti siia juurde. Ja see on see, mis see nutika spetsialiseerumine peabki olema. Ta ei tohi olla mingi selline uitmõte, äkki tekib. Seal peab olema ettevõtlik keskkond olemas selleks, et sinna raha läheks. Ja seal peab olema ka teaduskomponent. Et minu arust selle teadmistepõhise ehituse või targa maja puhul on täna esiteks maailmas kindlasti suured muutused ja Eestil siin võimalus kindlasti kaasa rääkida. Nii et selles mõttes ma arvan, see on väga suure muutustega keskkond. Ja üks asi, mis maailmas minu arust igal pool on, et inimesed kipuvad võib-olla enda isiklikku tähtsust üle hindama, aga oma riigi tähtsust ka üle hindama. Nüüd, kui statistikat maailmas vaadata, siis Eesti on kohutavalt väike. Olematu praktiliselt. Aga see ei ole halb, sest ma arvan, et see väiksus võib olla ka mingites kohtades eeliseks, millest ma natuke hiljem räägin. Nii et me peame mõtlema hästi, ma arvan, ausalt endast. Selle kohta oli selline lugu, et ma rääkisin ühe Skype'i töötajaga, kes oli ameeriklane Californiast pärit ja mingi hetk ta ütles mulle, et ma küsin, kuidas siin hakkama saad, ütles, et päris äge ikka on, aga eestlased on nii väga ausad. Tore, aitäh. Natuks aja pärast sain aru, et ta sai aru, et eestlased on ebaviisakad. Ameeriklase jaoks Eesti ausus on lihtsalt ebaviisakas. Aga ma arvan, et see ausus on tähtis, et mulle meeldib ka, et asjad käivad efektiivselt kiiresti, ilma võib-olla ülemäärase vahuta ja tegelikult me peame olema Eesti võimaluste suhtes ausad. Ja ma ei võida väga palju uusi sõpru, kui ma ütlen, et väga paljudes sektorites Eesti teaduspotentsiaal maailmas on nõrk. Lihtsalt mujal on see nii palju tugevam. Aga on nišid, kus meil on see võimalus olemas. Minust neid niše peaks rõhutama. Üks huvitav asi sellega seoses, ka teadmistepõhise ehitusega seoses, on üks asi, mis on ka Majandus-kommunikatsiooniministeeriumiga plaanis koos struktureerida, on innovaatiline riigihange või innovatsiooni riigihange. Kõlab imelikult, alguses mind sõna veidi ehmatas, kuid tegelikult on see, et see on hange, millega sa sisuliselt lood innovaatilisi teenuseid toetavad, sest 19% Euroopa Liidu SKP-st on tegelikult iga aasta riigihanked. Meeletud summad lähevad sinna, kuid nad sageli on primitiivsed. Mis see siis tegelikult tähendab? See võiks olla selline, võtame kas või ehituse. Sa näiteks riigihanke puhul, kui uus hoone tuleb, teatud kohtades nõuad, et seal oleks innovatsiooniline komponent sees. Täna on ikkagi päris suur probleem see, et me
kuidagi kraabime selle Euroopa Liidu omaosaluse finantseeringu kokku, teeme selle maja valmis ja me üldse ei arvuta seda, et kui palju meil on 10 aasta need ülalpidamiskulud. Tegelikult, kui me selle paneks mudelisse sisse, me peaksime võib-olla täna tegema kallima lahenduse, aga energiasäästlikuma näiteks. Ja seda on meil Eestis palju puudu. Kui me suudaks seda järjest rohkem struktureerida, siis tegelikult see võiks tuua ka sektorisse nõudluse just selle targa maja osas. Ja siis me paneksime 2 asja kokku, kui meil valmib kompetentsikeskus, mis asju hakkab järjest rohkem suunama, ülikoolid, ettevõtted kaasa võtta ja riigi poolt nõudlust ka tekitada, siis me võime tegelikult päris ägeda platvormi sellega tekitada. Ja ma arvan, et Eestis tegelikult potentsiaal suurem selle kasutamiseks, igas valdkonnas oleks mõneti võib öelda, et seda on vaja, aga sa pead mõtlema, kus sa saad suurema efekti. Mulle tundub, et just see teadmistepõhine ehitus ja IKT on need 2 kohta, kus ta võib luua. Et ta peab olema midagi sellist, kus võib-olla veel erasektori nõudlus nii suurelt ei tule kaasa ja saad riigiga seda võimendada. IKT puhul näiteks e-tervis, et sul on raske öelda, et ühele eraettevõttele, et looge mingi e-tervise platvorm, kui sa riigina seda tellid, sa saad selle keskuse luua. Ja samamoodi teadmistepõhine ehitus. Ja 2014 tegelikult, kui vaata nüüd, mis me selle ettepoole vaatavalt siin teeme selle nutika spetsialiseerumisega ja kuidas võib-olla saame ka teile toeks olla, siis siin on 3 sammu, mis ma arvan on tähtis. Esimene on rahvusvaheline koostöö. Ma arvan, et selle kohta ma näitan järgmise slaidi ka, et ma arvan, et see kujuneb järjest tähtsamaks. Et me ei pea mõtlema ainult seda, kuidas me Eesti sees siin suudame seda oma kompetentsi kõige paremini kasutada, vaid siin on Euroopas võimalik väga palju seda rahvusvahelisi sidemeid kasutada. Loomulikult see on keerulisem, aga selleks platvormi tekib ja ma arvan, et Arengufond saab siin aidata ka sektoril sellega kaasa. Meetmete struktureerimine ministeeriumites, see on midagi, mis nüüd 2014 töös on ja see detailsem tugi, mis sektoril võib tulla, siis selgub ka selle jooksul. Ja 3. samm on see, et nutika spetsialiseerumine. Mina vaatan asju nagu laialt. Ma ei ole meditsiinisektori ekspert, ma ei ole targa maja detailne ekspert. Paljud asjad sealt huvitavad, aga ma usun, et siin saalis on minust selles sektoris palju targemaid inimesi. Me tahame tegelikult Arengufondis võtta siis tööle nendes kõigis 3 mainitud valdkondades tugevad erialaspetsialistid, kes siis lähevad nendes detailsemaks. Ehk et see tähendab seda, et me ei taha dubleerida asju, mis olemas on, aga luua võib-olla uut kihti juurde. Kui võtame näiteks selle rahvusvahelise koostöö, ja ma ütlen veel selle võib-olla uute spetsialistide kohta, et meil ilmselt järgmine nädal lähevad töökuulutused selle kohta välja, kuid kui te teate kedagi või tahate ise, siis ma lõpus annan ka oma e-maili, et inimest, kes võiks seda valdkonda vedada ressurssida just eriti targa maja suhtes, siis saatke mulle selle kohta infot ja järgmine nädal on see kuulutuse info ka avalik, et me vajame tarkust juurde. Kuid see rahvusvahelise koostöö suhtes, ma toon ühe näite, miks me tahame seda hakata pressima rohkem. See on nüüd üks selle nutika spetsialiseerumise jätk. See on nüüd Euroopast 10 regiooni, peaaegu 10 regiooni, võtsid kokku ja hakkasid tööstuse efektiivistamise ja arendamise suhtes koostööd tegema. Ja vaadake, kus need regioonid asuvad. Šotimaa, Soome, Rootsi, Holland, Itaalia, et tegelikult nad on üle Euroopa laiali, nad ei ole riigid, nad on regioonid. Ehk et see on küll tööstuse osa, kus Eestis on natuke võib-olla vähem kaasa rääkida, see ei ole meie võib-olla nii tugev, kui Lääne-Euroopas see on. Kuid minu arust selle targa majaga on Eestil võimalik võtta ka rolli ja otsida partnereid just nende regioonide kaupa, kes seda ka rõhutavad. Sest see nutika spetsialiseerumise valikuid hakkab Euroopa nüüd järjest rohkem valmis saama. Ja 2014 võiks olla see aasta, kus me lähme nüüd sellega ka Euroopasse ja proovime endale partnereid leida. Sest kui me tekitame rahvusvahelise koostöö, näiteks see Smart Cities initsiatiiv, mis Euroopas nüüd järjest rohkem käima läheb, et seal on küll ka transport ja energia lisaks ehitusele, aga me võimegi võib-olla otsida ühte niši. Et ma kardan, et transpordi ja energiaga on Eestil natuke raskem kaasa rääkida, Euroopas on seal väga suured asjad. Aga me võime täitsa tõesti leida endale niši, kus me Euroopas aitame olla üks osapool, kes on selline aktiivne vedur, kes seda käima peab. Ja ma arvan ka kompetentsikeskusele üks mõte, mida me koostöös Arengufondiga võiksime vedada ja pressida. Nii et see on üks näide, ma arvan, et sellised erinevate sektorite üle Euroopa killustatud asju tekib järjest juurde ja tark maja võiks midagi olla, kus me Eestiga ütleme, et jah, me oleme valmis siin tegema ja tuua ka siia asju. Sest ma käisin just 2 nädalat tagasi ühel konverentsil Malmös, kus oli koos päris selline tugev seltskond, kus arutati Balti mere regiooni koostööd. Skandinaavia, Saksamaa, Poola, Baltikum. Et kuidas seda koostööd tihendada
Ja no esimene päev räägiti konverentsile, et kui fantastiline on koostöö olnud, noh, ma arvan, et seda on alati võimalik öelda, aga tegelikult seal on kindlasti palju puudujääke. Järgmine päev, kui ma rääkisin, siis ma ütlesin ka, et koostöö ise terminina on mõttetu, kui sa ei ütle, kuidas, miks, kellele. Eesti peab ka, ma arvan, hästi mõtlema, mida meil on teistele anda, et see koostöö saaks juhtuda. No, lihtsalt koostöö terminina on tühine. Ja siis ma rääkisin seda, et tõin sellise näite seal, need samad slaidid sealt, et vaadake, siin on üks pilt isast ja pojast, noh, kahtlemata kena, küll näete ka, et võib-olla, ma ei tea, kas mõned üsna ammu tehtud pilt, kuid siin kõrval on teine pilt üks 40 aastat hiljem. Ma ütlesin ka seal, et vaadake, aastal 90 oli Eesti kindlasti Skandinaavia jaoks selline, no selline kindlasti teadmistes väga palju maas, kes vaatas alt üles, kuid nüüd mõndades sektorites me oleme kasvanud Skandinaaviale ka partneriks, kuid see sektorite kaupa erinev, väga paljudel juhtudel siiski Skandinaavias on kompetents, ehk me asume siin, ja me oleme niisugune poeg või võib-olla isegi võime öelda noorem, võtsin seal ka välja ausalt, natuke lollim vend, kes hea meelega kasutaks seda Skandinaavia kompetentsi, aga selle nooruse ja väiksusega tuleb kaasa see, et me oleme selline tubli, väike, paindlik väikeriik. Ehk et tegelikult, kui ausalt nüüd Skandinaaviat ka vaadata, siis minu arust Skandinaavia on väga staatiline. Elu on hea, muutusi nagu justkui ei taheta väga teha, ja ma arvan, et see on meie väärtuspakkumine. Me saame öelda, et meie oleme väiksed paindlikud, me suudame teha asju kiiresti, võtame kas või e-tervise näiteks üks näide, et me oleme siiski suutnud väga hästi struktureerida asju seal kiiresti ja paindlikult, mis on Skandinaavias võimatud. Nii et me peame hästi mõtlema, mis on meie roll, mis on see pusletükk, kuidas me sobitume sinna ja siis seda nagu rõhutama. Ja just, ma arvan, ka seal Skandinaavias rääkides, no just see sama näide, et eks natuke, ma rõhutasin just ka targa maja puhul ütlesin seda, et Eesti võiks olla see testplatvorm, kus asju testitakse. Ja me ei ole sageli tehnoloogia loojad ei suuda olla. See on väga keeruline paljudes valdkondades. Skandinaavia kompetents, olgem ausad, seal on väga tugev. Kuid tulge siia ja testige. No, selle peale saalis natuke vaadati võib-olla nii, et me saame ise ka testitud, aga tegelikult meil on, ma arvan, seal täiesti võimalus olemas öelda, et me teeme mingeid asju siin, tulge oma kompetentsiga siia testige ja me teeme siin sellest nagu äri. Ehk et minu arust siin on koostööks täiesti reaalne võimalus ja Arengufond seda rahvusvahelist koostööd nagu suunab järjest rohkem ja tahab seda nii-öelda prioriteediks ka järgmine aasta seada, et siin me saame oma sellise, kui me ka valdkonna juhi palkame, saame sellega nii-öelda kogu sektorile, ma loodan, toeks on. Nii et ma ütleks ausalt, et erakordselt huvitavad ajad on maailmas ja ma arvan, et hiinlastel on tegelikult ütlus, ma ei oska seda hiina keeles, aga inglise keeles on may you live in interesting times, mis siis mõned ütlevad vanasõna, aga ei ole vanasõna, see on needus, sest interesting times alati tähendab täielikku jama ja seda täielikku jama, ma arvan, maailmas ausalt öeldes tuleb päris palju järgneval kümnendil. Kuid samas tehnoloogia areneb vankumatu jõuga paljudes kohtades edasi ja need, kes suudavad seda kasutada, targalt teha järjest rohkem asju, nendel riikidel läheb nagunii hästi. Et ma arvan, Eesti potentsiaal on hea, samas nagu ettevõtluse surnuaed on täis väga palju potentsiaaliga ettevõtteid, mis mitte kuhugi jõudnud, potentsiaalist üksi ei piisa. Me peame nüüd järgneval kümnendil kõik koos hästi tugevasti töötama, targalt tegema asju, et asjad juhtuksid, kuid Eesti potentsiaal minu arust on väga hea. Nii et see on ka minu poolt kõik. Ma ütleks teile niimoodi, et kui teil on küsimusi, kui teil on ideid, mida sektoris vaja teha oleks, kuidas saaks ka riik aidata, et mida siis e-mail on siin, saatke neid alati, kui teil on ideid, kes tahaks valdkonna juht olla, saatke neid ja ma arvan, et see suhtlus kõigiga siin edaspidi järjest rohkem kasvab, sellepärast et me seda valdkonda siiski peame tervikuna prioriteetseks. Nii et tänan ja proovime selles huvitavades aegades siis ägedaid asju teha.